Nii, ma olen saabunud kollide pingile. Vaatame, kui palju mu mobiili aku vastu peab või ei pea. Väga ilus kuu taevas, kas on täis kuu või? Kuidas paistab? Just ei paista. Täna sain teate siis kirjastuselt Varrak, et mu raamat tuli täna välja. Minu tõlgitud raamat. Ja hakkasin mõtlema, et kas see raamat võiks olemas olla ka siis, kui ma poleks 12 aastat oma elust elanud Kataloonias. Vastus on kindlasti eitav, mitte ainult katalooni keele pärast, sest tänapäeval võib keeli õppida vahet pole kus, eks ju. Internet ja juturobotid ja ma ei tea, mis värgid on olemas. Ükskõik mis keelt võib ükskõik kus õppida. Kehaline kohalolek pole vajalik. Aga ma arvan, et see sellepärast, et selleks, et õppida midagi väga keerulist ja väga ruttu, selleks on vaja teatavat vaimset õnnetunnet ja lõdvestust, mida Eestis nagu ei ole üldse. Nii et ütleme nii, et Eestis võib-olla üldse tegelikult ma valetan. Ütleme, süsteemides Eestis ei ole. Kui keegi läheb kuskile metsa elama, seal tegeleb Eestis, siis muidugi on. Ja viirastub see aasta, mis oli 2004 sügise algus, kui ma hakkasin õppima katalaani keelt ja astusin enne tund alati läbi ühest turuhoonest, kus rippusid tagumisi jalgupidi lehmade korjused. Ära nülitud olid, sellised rümbad. Ja siis mööda kõndisin ja siis seal taga oli selline väike nurgake, kus oli kohvi ja tehti nagu vastavalt vanale katalaani töölisklassi traditsioonile, ehk siis tuli kuumadesse klaasidesse, nii et sa pead hommikul saama selle, kui sa paned näpu otsad vastu seda klaasi, et sa saad selle põletuse tunde, et sa põletab kõvasti, et valus on. See valutunne on väga oluline hommikul. Äratab üles ja kohv maksis 65 senti oli selle frankomaitseline, nagu tollal veel oli. See frankomaitse on juba hakanud ära kaduma. Argentiinas ma veel tundsin seda, siis see Buenos Aires oli Franco ajal Hispaania de facto pealinn omad kultuurilises sfääris, sest rahvas ei talunud seda Francot arusaadaval põhjustel. Pani minema Buenos Airesesse. Mul on ka katalandest olnud tuttavaid, kes on Buenos Airesest ise elanud või kelle pered on seal elanud. Võt nii. Nii et täna peaks siis karjuma midagi, ma ei tea, Viska Catalunya, et tänu sellele ajal, et sai seal lõdvestunud olekus nagu õppida, oli võimalik midagi ka teha. Aga jah, Eesti ei ole sobilik riik. Et ma midagi noortele peaksin soovitama, kellel on sellised intellektuaalsed püüdlused. Ma soovitaksin kindlasti minna Eestist ära, mitte igaveseks, aga vähemalt 5 aastaks vähemalt. Ja mitte minna mingisuguse süsteemi, vaid minna nagu inimeste sekka välismaal. Elada seal nagu oleks kohalik. Ja siis on võimalik väga lühikese aega õppida. No nii, ja ootama siis ka oma seda ladina keeles tõlgitud raamatu väljaandmisest ka väga varsti tulema. Aga see on ka viibinud juba aastaid, nii et ja see oli ka tänu Katalooniale, kui ma sain oma selle katoliku preestri juhendamise all ladina keelt tudeerida. Nii, aga olgu. Nägemist siis kollide pingilt.